Alustame noorte vestluspaneelide viimase vestlusega. Mina olen arutelujuht Robin. Võib-olla mõned teavad mind, kui Suudan, muudan, saavutan märkmiku autorit ja projektijuhti. Aga nüüd kutsun hea meelega ennast ettevõtja nimega, sest olen sellega nüüd viimased pool aastat natuke rohkem tegelenud ja loodetavasti nüüd septembris juba launching ka. Aga tere tulemast vaatama nii siin kohapeal kui ka Noortegija YouTube'is ja Facebookis. Ja viimase paneeli teemaks on võrdsus ühiskonnas ja teemat arutame koos Anette Mäletjärve ja Markus Mäletjärve. Kes mulle kirja vea siia? Okei, nii. Mäletjärve ja Markus Parvega. Aga saame tuttavaks ka, et võid kohe oma tutvustusega alustada. Tere, ma olen Anette Mäletjärv, ääga, mõlemad ääga. Kas 2 või 1 hääd? 2 hääd. Okei, 2 hääd Mäletjärv. Ei, nagu M-Ä-L-E-T-J-Ä-R-V. Jah, ma tean, ma oleks võib-olla peaks abiellama mingi välismaalasega, see on natuke lihtsam perekonnanimi. Natuke spice'i juurde. Aga no Eestis veel ei saa abielluda, nii et mis ma räägin enda kohta? Viimasel ajal ma olen tuntud kui heterokringel ehk siis meemileht, mida ma teen Instagramis, mis on väga huvitav, sest ma tegelikult õppisin sotsioloogiat ja rahvusvahelisi suhteid, kirjutasin enda bakalaureusetöö Eesti LGBT+ kogukonnast ja olen nagu õppinud vähemusgruppide õiguseid, LGBT+ õiguseid, aga nüüd kogu krediidi, mis ma Eestis saan, on siis enda meemide pealt. Ja lisaks teen Ida raadios saadet nimega Homokringel. Väga palju kringleid. Väga palju kringleid, me oleme sponsored by Kringel, ma ei tea, kas ma seda siin võin öelda. Aga jah, et väga palju kringleid ühesõnaga. Ma ei tea, rohkem midagi me ei oska praegu öelda. Võid küsida veel, kui saad. No, mina olen Markos. Praegu põhiliselt ikkagi elan Tartus tegelikult ja olengi seal ülikoolis õppinud õpetajaks ja ametilt praegu noorsootöötaja. Siin küll reklaamiti mind välja kui aktiivne noor, et olen tegelikult aastaid juba tegelenud noortevaldkonnas, aga praegu Tartus niimoodi tudengimaailmas. Ja mul on teile tegelikult soojandusküsimused ka natukene spice'i siia algusesse, enne kui teemasse laskume, et Anette, et kui sa oleksid jäätise maitse, mis maitse sa oleksid ja põhjendust ootan ka? Kui ma oleks jäätise maitse, ma arvan, et ma oleksin lagrits, sest et you either love it or you hate it. Ja ma arvan, et sama on minuga võib-olla mõnikord. Okei, väga huvitav. Aga vegan. Vegan lagrits jäätis. Nii. Ja Markos, kui sa saaksid lahendada ükskõik millise maailma probleemi, mis see oleks? See on palju raskem küsimus. Mis jäätis oleks üks maailma probleem? On see, et üks saab lihtsam ja teine natuke raskem kontrasti, et sa pead siin nüüd... Issand. No ma ütleks, et oleme teemas ja ma lahendaksin ebavõrdsuse probleemi. Ja väga hea edasi liikuda. Et aga mis siis ühiskonnas tekitab ebavõrdsust? See on ka suur küsimus. Väga suur küsimus, aga me olemegi siin, et arutleda, meil on lausa 50 minutit. No selles suhtes võin alustada. Ma arvan, et ühiskonna ebavõrdsus tuleneb meie ühiskonna alustaladest ja juurtest ja sellest süstemaatilisest rõhumisest erinevate ühiskonnagruppide vastu. Et kui vaadata nagu meie ajalugu ja meie ühiskonda, kus me oleme kasvanud üles üsna patriarhaalses maailmas, kus juba algusest peale on meestel rohkem õiguseid kui naistel, et naised ei saanud hääletada, naised ei saanud ühiskonnas osaleda, LGBT+ inimestest Eestis nagu... Ei hakka rääkimagi. Ei hakka rääkimagi, nõukogude ajal oli kriminaliseeritud, geid läksid vangi, despidest ei teadnud keegi mitte midagi, et ma arvan, kus ebavõrdsus tuleb, on just see ajalugu ja need süsteemid, kus me oleme üles kasvanud. Ma arvan, et kindlasti ka see, et ühelt poolt see, et mingid inimesed lihtsalt tahavad paremad olla. Selles mõttes, et nad tahavad ollagi võimsamad, jõukamad ja siis nad kui nad selle staatuse saavutavad, siis nad lihtsalt kirjutavad ka selle seadusesse, süsteemi sisse. Aga kindlasti Eestis ebavõrdsust põhjustab kindlasti meie siis taust, mis on nii kristlik, et selles mõttes, et piiblis ja kuna piiblit õpetati nii palju Eestis ikkagi tegelikult, et siis piiblisse on ju kõik see ebavõrdsus sisse kirjutatud.
ma ei nõustuks sellega kusjuures, ma ei süüdistaks piiblit ega religiooni siin, sest ma arvan, et piibliga kui ka Koraaniga, kui ükskõik mis iganes religiooniga, see sõltub sellest, kuidas sa tõlgendad seda ja ma arvan, et see ei ole nagu vabandus, et käituda nii on. Just, et meil on palju rohkem nagu päriselt tõsiselt katoliiklikke riike nagu Hispaania, nagu Itaalia, mis on nagu, kus see religioon on palju rohkem juurdunum ja kus inimesed on palju rohkem religioossemad, aga inimesed on palju rohkem sallivamad vähemuste osas. Et vähemalt mulle tundub, et Eestis nagu religioon ei ole isegi see, mis kõige suurema põntsu on pannud. Et minu arust on just nagu naljakas näha, kuidas eestlased võivad olla samal ajal nii näiteks homofoobid kui ka religiofoobid. Et kui tuleb nagu jah, et seda on huvitav näha. Me oleme üks ebareligioossemaid riike üldse minu meelest. Selles mõttes, et mitte, et ma süüdistaks piiblit, vaid nagu sa ütlesid, tõlgendamine, et siis ma usun, et kuna meil see nii-öelda, me oleme ikkagi kristlikus Euroopast pärit nii-öelda, või me oleme kristlikus Euroopas, siis nii-öelda see piibel on mõjutanud seda, et siis kuidas inimesed on seda nagu tõlgendanud. Et selles mõttes, et see on nagu üks see, et piiblit tõlgendati järelikult siis niimoodi, et see suurendas ebavõrdsust. Seda kindlasti, ma arvan kindlasti nagu Euroopas, just see kristlik Euroopa mängib rolli, just kui me vaatame näiteks, jällegi ma hakkan rääkima LGBT+ õigustest, sest see on minu nii-öelda eriala, aga kui me vaatamegi näiteks Euroopast väljapoole, siis nii mitmetes Aasia riikides kui ka Lõuna-Ameerika riikides tegelikult oli väga nii-öelda aktsepteeritud, siin näiteks 2 meest hoiavad käest kinni, 2 meest on mis iganes seksuaalsuhetes, sugu oli üldse nagu, ei olnud üldse nii oluline, oli mingi 3. sugu erinevates nii-öelda traditsioonides ja kultuurides ja kes tõi nii-öelda selle homofoobia ja soorollid ja nii-öelda heteroseksuaalsuse mõiste üldse ja heteroseksuaalsus, homoseksuaalsus olid tegelikult nii-öelda lääne koloniseerijad, kes tõid selle teistesse riikidesse, nagu importisid selle homofoobia sinna ja nüüd süüdistavad teised, näe, meil läheb nüüd nii hästi, miks te olete homofoobid. Et selle kohta on uuritud ja kirjutatud ka, küll mitte kahjuks palju, aga eks see kindlasti, ma arvan, need ebavõrdsused, igas ühiskonnas on neid olnud. Aga kui me räägime teatud vähemuste rõhumisest, eriti just LGBT+ inimestest, siis kindlasti ma arvan, kristlikus Euroopast on palju alguses saanud. Sest ka nüüd 1000 aastat tagasi on ju Vana-Kreeka ajal oli nagu täiesti okei. Et see ongi, et kus see nagu nüüd valesti läks meil kõik siin on ju. Et Kas on küsimus, et kus kõik valesti läks või? Kas või? Ma selleks nüüd ei valmistunud, aga Foucault on sellest kirjutanud palju tegelikult ja see ajalugu on nagu olemas. Et kuidas tekkisidki mingid teatud aegadel nii-öelda, just see, et nagu, et kust tuli üldse see mõiste näiteks homoseksuaal või heteroseksuaal või kuidas me hakkasime inimesi lahterdama mingid teatud identiteetide ja käitumiste asjade põhjal. Ja kus see tuli, kas see tuligi sellest soovist, et meil oleks traditsiooniline pere, et meil oleks hästi palju lapsi, kes kõik siis hakkavad meie ühiskondale nagu tööd tegema ja nagu ühiskonda üleval pidama või kus see tuli? No kindlasti on hästi palju ka nüüd sellel viimasel 30 aastal Eestis see mõjutanud peale seda, kui me nii-öelda liitusime siis lääne ühiskonnaga, kapitalistliku maailmaga, et siis seal see nii-öelda individualistlik lähenemine, et see on ka hästi palju kindlasti mõjutanud. Et kui sa küsid, et mis mõjutab siis ebavõrdsust, et kapitalismi on ju selles mõttes, et sisse kirjutatud nii-öelda siis erisuse tekkimine. See mingit ideaal pandi paika ja nüüd see on nagu, mis me tahame, erinevates kohtades erinevat moodi, lõpuks tuli kõik kokku, on ju. Aga räägime Eestist ka natuke täpsemalt, et inimõigused üleüldiselt Eestis ei ole ju väärtustatud. Ma ei pea isegi küsima, kas on. Ma arvan, et mingil määral ikka. Et kui me räägime nagu üldiselt nii-öelda inimõigustest, meie demokraatlikest õigusteks, siis kui Eestis mulle tundub, et kui meil Eestis hakkaksid toimuma asjad, mida me nägime näiteks Valgevenes, siis see ei läheks nii kergesti läbi. Mis iganes mingi täiesti tõestatud valimiste võltsimised või et keegi hakkab hulluks diktaatoriks siin või et tõesti poliitilisi nii-öelda oponente hakatakse represseerima, mida küll praegu mõned võib-olla grupid üritavad väidata, et see eksisteerib, aga nagu tegelikult ju nii hull asjad veel ei ole. Aga ma arvan, et kui me räägime Eestis inimõigustest, siis me räägime mis on valesti, on just vähemuste õigused, et just vähemusgruppide õigused. Selles mõttes ma nõustun, et inimõigused kui sellised on tegelikult meil ju
üpriski päris head. Aga siin tuleb jälle see, et tegelikult ka vähemused on inimesed. Ja, aga no ma mõtlengi seda, et see nii-öelda inimväärikuse pool, võib-olla see on nagu meie suurem probleem. Et noh, et selles mõttes, et inimõigused kui sellised, et noh, et kõigil on õigus elule ja see on nagu Eestis ikkagi väga hästi tegelikult tagatud. Need baasinimõigused just. Aga see inimväärikuse osa, mis sealt juurde tuleb, et sellega on meil vajaka. Jah. Aga kui nüüd Eestit võrrelda ülejäänud maailmaga, et kus me oleme, kuhu me nagu liigume, kui nüüd võrrelda? No kuhu me tahame liikuda? No ma arvan praegu meil siin on ka näha sarnaseid tendentse nagu mujal Ida-Euroopas paraku, eriti kui võttagi hiljutised sündmused, kuidas tegelikult on viimasel ajal toimunud aina rohkem rünnakuid LGBT+ inimeste vastu, mida on tegelikult väga hirmutav näha, et samasuguseid uudiseid, noh, me näeme tegelikult ka üle kogu maailma, et ma ei tea, miks see praegu toimumas on, kas on see, et noh, et pandeemia on läbi ja erinevad inimgrupid saavad nagu üle pika, mitte pandeemia ei ole läbi, vabandust, nagu karantiin on läbi, et inimesed saavad tulla kodudest välja ja kohtuda jälle teiste inimgruppidega, keda nad võib-olla kodus isolatsioonis istudes ei näinud. Aga praegu Eestis minust ongi siuke nagu väga see huvitav siuke seis, et nagu väga palju inimesi mulle tundub, nende mõtted on progresseerumas, on nii-öelda paremuse poole liikumas, aga samas tekib ka see teine ekstreemsus, et see nii-öelda seda mingil määral polariseerimist on võib-olla nagu näha. Aga jah, ma ei tea, kuidas sulle tundub? Ja selles mõttes, et see polariseerumine ongi just, ma arvan, see põhiaspekt, et minu meelest ma nüüd ei mäleta, kes seda ütles, aga keegi ütles väga hästi, et noh, et mida paremaks elujärg läheb, seda rohkem tekib nii-öelda nagu siis viha teiste vastu. Selles mõttes, et kui meil on nagu ühised nagu mured, ühised raskused, me oleme ühiselt represseeritud näiteks mingi võõrvõimu poolt, et siis me oleme nagu ühtsemad. Aga kui meil on elu hea, et nagu noh, nii-öelda üldiselt elatustase tõuseb järjest, et siis nagu tekib järjest rohkem seda, et tuleb leida nii-öelda mingi vaenlane. Ja tihtipeale võib-olla siis nende mingitele inimgruppidele ongi vaenlased siis vähemused, keda on hea nii-öelda siis noh, teha vaenlaseks. Ja. Miks nad vaenlased on neile või mis teinud on neile siis? See võib-olla ei olegi nagu mingit otseselt midagi on nagu tehtud, midagi ei olegi nagu otseselt viga, vaid lihtsalt see ongi nagu, et mulle ei meeldi. Mille pealt hääli saada? Olgem ausad, see on lihtsalt see, mille pealt endale saada võimu ja mille pealt endale saada nagu olgem ausad, me räägime siin ühest erakonnast enamasti, kes seda nagu viha levitab ja nii palju, kui mina kuulnud olen, siis nagu ega nad tegelikult kõik ei olegi isegi ju nagu mega suured homofoobid, nad kõik tahaksid mingi homod põlema panna ja vihkavad, vaid nad reaalselt teevad seda oma kasu püüdmiseks, et saada võimule. Ja selles mõttes, et minu meelest seal on kindlasti ka hästi tugevalt see, et noh, et lihtsalt see samamoodi, nemad on ka vähemus. Ja aga nad on lihtsalt hästi häälekas vähemus. Selles mõttes, et kui sa küsid üldiselt, eriti just näiteks mingi vanema generatsiooni inimestelt, siis tegelikult see nii-öelda viha ei ole nii suur. Võib-olla seal on nagu mingi arusaamatus neil, et nad lihtsalt ei mõista, aga samas on see, et jah, et nagu tihtipeale tegelikult vanemad inimesed ikkagi ei ole nagu sallimatud, vaid see... Teadmatud. Jaa. Sorry, ma siin segan vahele, aga jah, siin ma tahaks jälle nagu, mis sa ütlesid, et nemad on tegelikult ka vähemus, et võib-olla ära defineerida, et mis on vähemus, et kas me räägime nagu vähemusgrupist, keda on reaalselt arvu poolest vähem või kas me räägime vähemusgrupist, kellel on nii-öelda ühiskonnas vähem privileege ja vähem õiguseid ja kes on ühiskonnas marginaliseeritud. Et ma arvan, et siin tuleb ka see vahe sisse, et kui me räägime nendest nagu homofoobidest, kes on vähemuses nagu numbri poolest, siis nad ei ole vähemuses selle poolest, et näiteks ma ei tea, et neil ei ole ühiskonna poolt mingid õigused tagatud. Et siin ma arvan, tuleb see vahe ka sisse, mis ma tahtsin välja tuua. Ja minu meelest ütlesidki hästi, et nad on vähemuses, aga nad ei ole vähemus võib-olla. Niimoodi on hea mõtestada seda. Et ma mõtlengi, et kui palju nüüd nad on vähemuses, et loomulikult LGBT kogukond on vähemuses mingil määral, aga näiteks rassi poolest nagu ma ei ütleks, et on nagu mustanahalised vähemuses, on ju, et kui me räägime siin üleüldistest inimõigustest, on ju. Sa mõtled nagu... üle maailma? Jah. No siin tuleb jällegi see, et nagu üle maailma piirkonna on ju mõtled, jah? No siin tuleb siiski piirkonnast, vaata jah. Okay. Et see ongi, et kui sa lähed...
et kui sa lähed nagu kuskile Aafrika riiki, siis ilmselgelt rassism ei esine seal sellisel kujul, nagu see esineb lääne ühiskondades. Et siin siiski... ma täpsustangi, et siis me räägime nagu Eesti tasandil on ju praegu. Vot. Noh, praegu selle küsimusega siis on ju. Nii, aga mul see hate crime'ide mõte korra ma tahtsin sellega edasi minna, et nii vähesed nagu need uudised üldse jõuavad on ju headline'idele või siis, et üks jõuab, aga teised 1000 ei jõua on ju, et viimasel, kuna sa mainisid, et nüüd hate crime näiteks LGBT kogukonna nagu juures on rohkem olnud, siis jah. Neid on rohkem, aga ma arvan, et siin on ka see seaduslik puudujääk, et nagu tihtipeale neid lihtsalt ei menetleta kui vihakuritegusid, sellepärast, et meie seaduses seksuaalne sättumus, võib-olla ma eksin, aga minu arust see ei ole nagu märgitud ühe nii-öelda siis identiteedini või asja, mille põhjal võib vihakuritegu olla või vähemalt seda tihtipeale menetleta. Näiteks mina isiklikult 2017 Pride'il mind rünnati. Käisin politseis, andsin enda tunnistus, ütlesin, inimene tuli minu juurde, karjus mulle pederast, lõi mulle, rapendamise pärast lõi mulle enda plätuga kubeme piirkonda, mina tundsin valu, mina tundsin hirmu enda orientatsiooni pärast ja reaalselt pärast seda mul oli nagu mingid traumad ikka, et kui ma nagu liikusin ühiskonnas, siis ma mõtlesin sellele, et kuidas ma nüüd presenteerin ennast, et kas võib jälle juhtuda, et keegi, kellele ei meeldi, et mina olen LGBT+ inimene, kas ta tuleb jälle lööb mind. Ja ma kirjutasin sellele oma politsei seal avalduses ka ära, et jah, et sükesi juhtus, mind rünnati, ma tundsin hirmu enda seksuaalse orientatsiooni pärast. Lõpuks nägin seda menetletud dokumenti siis ja seal ei olnud mitte midagi kirjutatud selle kohta, et minu seksuaalse orientatsiooni tõttu mind rünnati. Kuigi see oli ilmselge, mul oli nagu vikerkaare asjad seljas ja karjuti pederast. Et minust nagu see on probleem, et tihtipeale lihtsalt ei mõisteta, et tegemist on tõesti vihakuriteoga, ma arvan, et siin jah, nagu on see seaduslik puudujääk ja ka teadvuse asi, et ei rünnata inimesi niisama, vaid ikka inimestel on see viha kellegi identiteedi vastu. Aga kuidas politsei reaktsioon üldse nagu on või kuidas nad nagu ise seisavad selle eest või kas nad on lihtsalt erapooletud? No politsei peab kaitsma kõiki. Ehk kui kedagi rünnatakse, siis politsei astub vahele ja võtab ründaja maha. Miks ongi, et ma ei tea, kui keegi seda kuulab, kes on võib-olla LGBT+ kogukonna liige ja kellel kunagi midagi sellist juhtub, et ta näeb pealt, et kedagi rünnatakse või teda rünnatakse, siis kindlasti filmige. On üks asi lihtsalt selleks, et see jääks sõna vastu, et oli mingi 2 inimese vaheline rüüselus, et kindlasti tuleks filmida ja et tõendid oleks olemas. Aga jah, et minu kogemuse põhjal nüüd ma olen ühe rünnaku ise üle elanud, teist ma nägin pealt ja politsei reageeris, võttis tunnistused ja tegi kõik nii-öelda et see ei ole see, et politsei on meie vastu, on ju. Aga pigem on just see seaduste puudujääk. Eestis on vähemalt sellega on okei, aga näiteks ma ise Türgi Pride Istanbulis oli niimoodi, et politsei just oli vastu, läksidki tänavatele ja kasutati igasuguseid meetmeid, on ju, et kui oleneb nüüd on ju riigist, siis. Aga ma nõustun sellega, või kindlasti, et see filmimise aspekt on ju, et me ju teame väga hästi, et Ameerikas läks ju Derek Chauvin läks sellepärast vangi just, et nagu keegi filmis seda. Et selles mõttes küll. Tõestusmaterjal siis ei ole nagu sõna vastu enam. Jah, pluss, kui sul on see film, ongi, et sul on see tõestus, et mitte ainult isegi politseile, aga ka nagu avalikkusele. Et siis see jõuab ka teisteni ja inimesed päriselt saavad sellest teada. Et jah. Aga kas liigume nüüd edasi, et kas võrdsus ühiskonnas on üldse teie meelest võimalik ja kuidas see nagu välja näeks ideaalses maailmas siis või kas ta nüüd... See on selles mõttes... midagi, mida arutada. Selles mõttes ma mõtlesin selle küsimuse peale eelnevalt ka ja ma ei osanudki nagu ise mingi vastusele tulla. Ma nagu loodaks, et see nagu on võimalik. Et nii-öelda nagu ei teki seda, et see võrdsus on võimalik. Loomulikult ma ei tea, on ju, aga minu meelest me peaksime püüdlema selle poole ja kindlasti üks nii-öelda see püüdlemine käibki niimoodi, et me lihtsalt peame inimesi harima ja nii-öelda inimesi siis õpetama, et kuidas siis on ja õige ja me samas see põhiline on see süsteem. Süsteem peab olema võrdne. Et isegi kui inimesed on nagu ebavõrdsed, tahavad käituda ebavõrdselt, kedagi nii-öelda represseerida, siis süsteem
peaks nagu olema see, et mis ei lase seda teha. Just. Ma nõustun, ma arvan, et nagu täielik võrdsus ei ole võimalik. Vähemalt mitte meie eluajal, et võib-olla kuskil utoopiasega eriti olgem ausad, kui me praegu näeme, mis maailmas toimub, mis iganes kliima soojenemine, pandeemiad, majandusliku ebavõrdsuse suurenemine, siis see kõik tegelikult tekitab ühiskonnas mingeid konflikte ja ma arvan, et seetõttu nagu see täielik võrdsus, kahjuks ma kardan, et meie ei näe seda, aga minu jaoks on just oluline, et me saavutaksime selle nii-öelda massi inimesi, kes ei tunneta, et me peaksid vähemusi rõhuma või et ma ei tea, kas on loogiline, aga ma mõtlengi näiteks, ma elasin Amsterdamis 4 aastat ja loomulikult see ei tähenda seda, et Hollandis on nii pikalt geiabielu olemas olnud ja et seal nagu on võrdsem, et kõik sellepärast nüüd armastaksid homosid. Nagu ma olen Amsterdamis kohanud homofoobidega, ka Amsterdamis on minu sõpru rünnatud nagu kas verbaalselt või füüsiliselt, sellepärast nad on homod. Aga lihtsalt see nagu see kriitiline mass inimesi seal, kes ei ole homofoobid, et neid on rohkem. Eks ongi see, et kui mu sõpra näiteks hakati peol, nagu keegi hakkas temaga veits nagu nii-öelda plõksima seda, aga sa oled mingi homo, siis keegi tuli vahele, inimesed tulid vahele, sest kogu terve see pidu seal sai aru, et see ei ole normaalne, et sa lähed kellelegi nagu ründama tema seksuaalse orientatsiooni pärast. Ehk ma arvan, et kui sul ühiskonnas on enamus, kes saab aru, et see, kuidas inimene on sündinud, et selle põhjal ei tohiks teda diskrimineerida, siis see aitab kaasa sellele, et see on see üldine nagu vähemalt nagu ühiskondlik konsensus mingil määral. Jah. Aga seal tuleb ka minu meelest väga palju juurde seda, et tihtipeale ei saada aru, et inimesed on sündinud erinevalt. Et see on minu meelest hästi suur probleem, et minu meelest teadlikkus nii-öelda ütleme siis geiõigustest ja sellest, et inimesed on sündinud erineva orientatsiooniga, see on juba nagu üldiselt nagu teada-tuntud fakt. Aga nüüd Mariann Võsumets kirjutas alles ülemöödunud Vikerkaares väga pika artikli dieedikultuurist ja sellest nii-öelda siis eesti keeles, ma ei tea, mis see sõna peaks olema, aga nagu fatphobia ehk siis diskrimineerimine kehakaalu pärast. Et see jällegi on minu meelest Eestis ikka nagu ei räägita sellest nii palju, et su kehakaal on ka ikkagi ette määratud tegelikult enda sünnist. Ja isegi kui ei ole ette määratud, siis miks me peaksime nagu kellelegi midagi ette heitma nagu nende isikliku väljanägemise pärast või nende isiklike valikute pärast. Et nagu, jah, et minu arust, oled sa sündinud ükskõik kellena või millena või ma ei tea, mina lihtsalt ei saa aru, miks on vaja teist inimest vihata lihtsalt sellepärast, millised nad on ja mida nad teevad ja millised nad nagu välja näevad, kui nad ei tee sellega kellelegi teisele liiga loomulikult. Jah, ma nõustun sellega, et minul ei mahu ka pähe nagu, et kus see tuleb lõpuks on ja et mis toimub on ju. Aga kas seda arvate, et nagu nüüd järjest enam see paremaks liigub ja noorte generatsioon nüüd või meie nii-öelda nüüd siis nooremad ka Eestis on ju, et kas nende nagu näed liigub paremaks see? Kindlasti. Ma ei tea, kui vanad te olete? Mina olen 20. 17. Okei, no ma olen 24. Ja juba erinevad generatsioonid. Jah, et vähemalt mina näen juba nagu see, kui mina käisin koolis ja mida mina seal kogesin, on siiski natuke teine, mida ma kuulen praegustelt 14-aastastelt. Et või ongi, et mul näiteks sotsiaalmeediakontole kirjutas hiljuti üks 14-aastane inimene, kes oligi, et mina olen LGBT kogukonna liige, ma olen üliuhke, mul on nagu sõbrad, kes on ka LGBT ja ma pole kunagi pidanud nagu häbi tundma ja et tal on kindlasti mingil määral natuke raske eksisteerida ühiskonnas, kus homofoobia eksisteerib, aga et on siiski nagu uhke selle versus, kui ma mõtlen, kui mina olin 14, nagu ma olin uhkusest väga kaugel, nagu ma olin depressioonis, sellepärast, et ma nagu kartsin nii palju ja üldiselt nagu kartsin seda vastu, aga mis sealt võib tulla. Et mulle kindlasti tundub, et praegu see läheb aina paremaks ja noorte seas. Ta on nagu kogukonna tunnet on vähemalt seda, et sa näed, et on kogukonna tunnet. Julgust. Kogukonna tunnet ja üldse selline nagu, ma arvan, et ma ei tea, mis iga, mingi sotsiaalmeedia, TikTok ja sellised asjad, mida meie ajal mulle tundub, et ei olnud, meil ei olnud seda informatsiooni nii palju. Väljaspoolt Eestit on ju oma kodukohast. Just, et väljaspool Eestit ja ka üldiselt, et minu ajal oli mingi Tumblr teema võib-olla, kust inimesed said selle nagu inglisekeelse informatsiooni, aga siiski, et sa näed, et sinu enda sõbrad ja tuttavad jagavad mingit nagu materjali, harivat materjali Instagramis ja TikTokis, seda ei olnud ja ma arvan, et see kindlasti aitab kaasa. Aga samas minu meelest
ma ei paneks seda ainult nii-öelda siis tänutäheks noortele ainult. Selles mõttes, et nii-öelda minule tundub rohkem, et võib-olla terve nagu ühiskond muutub, et ka nii-öelda vanemad inimesed muutuvad sallivamaks. Loomulikult on see, et nii-öelda vanale koerale uusi trikke ei õpeta, aga selles mõttes, et on ka nii-öelda sallimatud inimesed tugevalt ka noorte seas. Et meil on ikkagi tugev organisatsioon on ju Sinine Äratus, on ju, et selles mõttes ei saa öelda, et noored oleks nüüd ainult tublid, sallivad inimesed ja vanad inimesed sallimatud, et seda vastandust on natuke ohtlik teha. Kindlasti mitte, aga ma arvan, nagu siinkohal on jah see ühiskonna nähtavus, et kui mida rohkem, ma ei tea, LGBT+ inimesi on meedias, mida rohkem on Eesti inimesi, kes on teistsuguse nahavärviga, mida rohkem me näeme, et tegelikult me kõik oleme siin, et ka sinu, ma ei tea, mingi ka sinu tutta võib olla vähemus, seda rohkem sa hakkad aru saama, et meil kõigil on tegelikult kokkupuude sellega olemas ja ei ole mõtet vihata. Ei olnud kokkupuudet lihtsalt, see nagu jah. Aga kas te, muidu ma nüüd jälle see jäi meelde paar minutit tagasi, mis te rääkisite, et kas ma panen natuke kirja siin väga palju infot on, aga kas tõmbaksite nagu võrdusmärgi selle vahele, kui nagu haritud inimene on? Sest mis ma ise olen näinud on see, et näiteks minu koolklass väga nagu lihtsalt 2 käega võtan kõik vastu, kõik on nii tore, on ju, aga siis ma näen oma sõbranna kooli, mis ei ole võib-olla nii nagu ma ütlen nüüd progressiivne. Jah, kas või on ju, et seal on asjad nagu täiesti teistmoodi ja tema peab väga palju nagu rääkima nendel teemadel, et nad aru saaks. Ma arvan, et ma ütlen ausalt, ma ise kunagi arvasin samamoodi. Aga ma sain aru, et see on minu jaoks natuke elitistlik mõte, et panna seda, et kui sa oled nüüd, et kui sul on madalamam haridustase, siis sa oled diskrimineerivam, mis iganes. See jälle diskrimineerib madalama haridustaseme inimesi. Et ma arvan, et seal kindlasti võib olla seda, et mingites ringkondades ja mingites koolides on seda nii-öelda liberaalsust rohkem, mõnes vähem ja kindlasti haridustase mängib rolli, aga mulle ei meeldi see... Ühe puuga ei tõmbaks, on ju? Ühe puuga kindlasti ei tõmbaks ja ei kannaks nagu kõike maha, eriti kui nendel eriti nagu... Ma arvan, et sa pead just seda arvesse võtma, et võib-olla kui me räägimegi siin nüüd mingi võrdsetest õigudest ja asjadest ja kasutame mingid väga, kuidas nüüd öelda, keerulisi sõnu, võib-olla hakkame siin räägima mingi heteronormatiivsusest ja ma ei tea, mis iganes asjadest ja teooriatest ja Foucault'est ja asjadest. Sõnaraamat aeg välja võtta. Et ongi, et nagu, et kui seda kuulab siis see nii-öelda tavainimene või madalama haridustasemega inimene, nagu see info ei jõuagi kohale. Et ma arvan kindlasti, et arvestada ka sellega just see teadlikkus asi, et kuidas me mingitest asjadest räägime ja sellegi, et see asi jõuaks kõigile, tuleks arvestada, et kasutada sellist nagu keelt ja sõnavara, millest kõik saavad aru ja mitte võtta seda positsiooni, et nagu mingi kõik EKRE hääletajad on lollid, on ju, ei ole nagu Sinises Äratuses ja igal pool on väga palju tegelikult kõrgelt haritud inimesi. Varro Vooglaid on väga kõrgelt haritud mees. Ehk ma kindlasti ütleks, et haridustasemel on kahtlemata midagi tegemist inimese sallivustasemega. Aga kindlasti arvestada seda, et jah, et kui me räägime sallivusest, siis et see jõuaks kõigini, tuleks kasutada sõnavara, mis jõuab kõigini. Ja kindlasti, haridus on kindlasti mõjutav faktor, aga minu meelest mõjutab palju rohkem võib-olla inimpsühholoogia see nii-öelda aspekt, et nii-öelda me üritame nii-öelda see hõimu ja nii-öelda klanni kuuluvus, et kui sul ongi, ma ei tea, kas nagu sellist järeldust saaks teha, aga et ütleme, et kui sa oledki nii-öelda mingis väiksemas seltskonnas, kus sa oledki kõik nii-öelda ühetaolised inimesed, et siis sa võib-olla nagu ei mõista nii-öelda siis teistsuguseid inimesi. Et võib-olla see ongi nagu rohkem nagu isikliku lihtsalt kogemuse ja kokkupuute teema. Keskkonna küsimus ka, on ju. Samamoodi tulevad ka vanemad, on ju, sõbrad, on ju, mis see mõjutus on, aga samas lõpuks pead ikka ise otsustama, on ju. Ise otsustama, aga see on ikka keeruline, kui kõik sinu ümber on mõtlevad teistmoodi ja eriti kooli ajal ongi see, et ikka enda klassi sa tahad kuuluda ja kooli ei ole nii kerge vahetada kui hilisemas elus ala sõpru näiteks, et klassikaaslasi. Kas ma mõtlen enda kooli peale, et minu kool oli üsna nii-öelda hea ja liberaalne kool. Ülejäänud terve kool oli hea, aga minu klass juhtus olema siuke, mida tollal kusati getoklassiks. Miks nad kutsusid meid nii, aga kus sattuski nagu võib-olla rohkem siukse probleemse käitumisega õpilasi kokku ja
ja ma ei ütleks, et oligi, et seal oleks olnud mingid nii-öelda lollid kool, et me olime siiski nagu nii-öelda hea kool, aga siiski see, millised väärtused seal klassis levisid, olid võrreldes ülejäänud kooliga siiski vähem võib-olla progressiivsed. Et see jällegi sõltub ka ongi see keskkond ja just see kuuluvus, et kui kõik siin ümberringi on mingi, ma ei tea, lesbid on nõmedad, nad ajavad selle külge, siis sa ise hakkad ka lõpuks mõtlema, sa tahad teistega nagu suhestuda. Ja see status quo, sa ei taha erineda, sellepärast, et erinemine on ohtlik. See on ka nagu mingi nii-öelda ürgpsühholoogia meil, et sa tahad kuuluda ühte gruppi, sa tahad olla seal grupis, sa ei julge erineda. Välja arvatud, kui sa jõuad ülikoolis, kõik tahavad olla üli ainulaadsed, mingi mina olen ainuke, kellel on värvitud pea, kõigil on. Aga see on jällegi see nii-öelda individualistlik lähenemine, et see tegelikult ei mõjuta mitte midagi. Sa ikkagi oled samasugune, lihtsalt natukene tahad olla quirky. Okei, nii väga hea, me läksime väga pikale selle küsimusega, aga tead vastata. Võime veel pikemalt minna. Raimi. Jah, nii, aga liigume edasi, et kas võrdsus ühiskonnas... mida noored saavad ära teha ühtsema ühiskonna jaoks ja kuidas nagu üksteist toetada ja seda nagu võrdsemat ühiskonda luua siis? Mina mõtlesin selle peale eelnevalt ja ma ütleks, et põhi nii-öelda sõna, mis ma välja käiks, on võimestamine. Et inimeste, nii-öelda siis, kui sina oled privilegeeritud inimene, privilegeeritud ehk siis sul ei ole mingit takistusi elu sees, siis nii-öelda inimeste võimestamine, nende lugude võimestamine, kellel ei ole neid privileege. Et selles mõttes, et mitte, et privileeg on nii-öelda, kui sul on privileeg, et see on halb asi, et ma seda kindlasti rõhutan, aga et siis saadki enda privileegi ära kasutada. Sul on nii-öelda võimalus rääkida mingitest asjadest niimoodi, et sind isiklikult näiteks ei rünnata võib-olla. Ja siis sa peaksidki enda nii-öelda positsiooni ühiskonnas ära kasutama selleks, et sa toodki välja mingid teemasid, mingeid lugusid inimestest, kellel ei ole nii hea elu. Ta ütles juba kõik ära. Ma nõustun ja ma võib-olla lisakski juurde, et mida see nagu päris elus tähendab, et ongi, kui sul on see privileeg, et sa oled näiteks, ma ei tea, hetero ja sa näed, et keegi sõber on homofoobne, siis sa nii-öelda call out'ita. Sa ütled talle, sükest asja ei ole okei öelda, sest kui sa ütleksid seda kellelegi gei inimesena, siis sa võiksid saada nagu jällegi mingi viha nii-öelda rünnaku või mis iganes asja ohvriks. Et kasutadagi seda privileegi, et sina ise tegelikult sinna vähemusse ei kuulu, aga sa seisad nende eest ja sa nagu nii-öelda esiteks kindlasti harid ennast nendel teemadel. Ma arvan, et see on väga oluline, just see enese harimine, et mida need teemad üldse tähendavad ja ka teiste harimine ja selle informatsiooni siis edastamine. Jah, ma nõustun selle harimise punkti juures ka kindlasti, et esiteks ennast lihtsalt puhtalt harida, et uurida erinevaid siis nii-öelda kogemusi inimestelt, näiteks kas või näiteks praktiline soovitus, mida mina üritan niimoodi kind of harrastada, on see, et ikka on need mingid vähemuste teemakuud näiteks mingi, ma tean, viimati, kui mul aega oli maikuus ja siis oli nii-öelda Asian American Pacific Islander ehk siis eesti keeles mingi, et asiaadist ameeriklased ja nii-öelda Vaikse ookeani saarte inimeste nii-öelda kultuurikuu. Ja ma üritasingi nii-öelda näiteks lugeda erinevaid raamatuid, mis on näiteks nende autorite poolt kirjutatud ja üritasin lihtsalt ennast puhtalt harida. Ja alati tuleb kindlasti olla kriitiline, selles mõttes, et kõike muidugi ei tasu nii-öelda selgesõnaliselt võtta, aga seal on see, et lihtsalt sa pead ennast, kui sa ei kuulu sellesse grupis, sa pead kuulama ja üritama ennast hoida avatuna. Kuulama ja lisaks sa saad ka aktiivselt toetada, kas siis käia meeleavaldustel, kus on eriti, näiteks kui oli Black Lives Matter, siis oligi oluline, et ka valgenahalised inimesed käiksid nendel meeleavaldustel, sest et jällegi kui politsei on seal, siis sina oled võib-olla see keha selle politseiniku ja selle mustanahalise inimese nagu vahel. Kasutadki enda privileegi. Just enda privileegi, aga võib-olla isegi mitte nii drastiliselt, sa ikka näitad üles enda toetust, enda sõprade toetamine, nende kuulamine, kui nad sulle räägivad, aga ka rahaline toetamine, et tihtipeale paljudel vähemustel, keda tõesti diskrimineeritakse, marginaliseeritakse, kellel on raskem tööd leida,
et võimalusel nende toetamine või siis nende nii-öelda ühenduste ja ühingute ja gruppide toetamine, mis tegelevad võrdsema ühiskonna saavutamiseks. Loomulikult, kui inimesel on rahalised võimalused selle jaoks. Et jah. Süsteemist rääkisite ka enne, kuidas noorsüsteemi vastu siis saab? Kuidas noorsüsteemi vastu saab? Noh, meeleavaldused on üks asi. Meeleavaldused, aktivism. Ma kirjutasin artikli ka selle kohta. Loen üle uuesti. Mis ma sinna veel kirjutasin? Ongi enda sotsiaalmeedias asjade jagamine, Instagram, TikTok, mis iganes, meeleavaldustel käimine, ma ei tea, artiklite kirjutamine, kui selleks on huvi. Ja kas või valimas käimine kindlasti, et käige valimas ja valige päriselt ka neid kandidaate ja erakondi, kes seisavad teie vaadete ja vähemuste. Saab sind ka valida. Nüüd saab mind ka valida. Kes Tallinna kesklinn. Kampaania on ju. Jah, väike kampaania ka siia otsa. Aga minu point ongi see, et nagu mulle tundub, et noortele tihtipeale tundub, et selleks, et süsteemis midagi ära teha või selles, et nagu üldse midagi muuta, sa pead hakkama mingi poliitikuks. Ei ole, nagu piisab ka nagu väiksematest sammudest. Ja juba sellest, kui sa midagi nii-öelda väiksem anda selle ära. Samas mina ütleksin, et süsteemi on väga raske või pea võimatu muuta seespoolt, sellepärast, et sa muutud tihti lihtsalt süsteemi osaks. Ja. Et seda tuleb kindlasti nagu arvestada. Ma küll ei oska öelda, mis see nagu siis hea lahendus on, aga et see on nagu kindlasti nagu aspekt. Ma arvan, et kõiki lahendusi vaja. Nii seestpoolt, väljaspoolt, pealt, ülevalt, alt, kõrvalt, igalt poolt lihtsalt nagu üritada ja jällegi anda enda panus ja isegi kui nagu seda süsteemi otseselt ei saa muuta, et me ei saa minna hakata mingeid seaduseid tegema, siis jällegi võib-olla nagu pikemas perspektiivis rääkida enda mingi sõprade, tuttavate, perekonnaliikmete asjadega, et tekiks suurem sallivus ja võib-olla järgmistel valimistel inimesed hoopis hääletaksid natuke teistmoodi, et võib-olla su vanaema enam ei vali EKRE-t, vaid valib midagi natuke leebemat, et noh, ma arvan juba sellised asjad tegelikult mõjutavad väga palju. Aga also, mida ma olen kuulnud, ma ei tea, kuidas see muidugi, kui hästi see töötab, aga lihtsalt internetist siuke lõbusam võib-olla viis on see, et kui näiteks su vanemad näiteks erinevad sinu maailmapildilt tohutult, et noh, meie kontekstis siis näiteks ütleme, et nad ongi maru konservatiivid, siis tihtipeale aitab see, kui sa lihtsalt lähed nende Facebooki ja võib-olla eemaldad nad mingitest gruppidest. Et sa lähed nende Facebooki, logid sisse nende kohta alt. No ütleme, et näiteks teil on mingi perearvuti ja... Ei, kõike võib selles suhtes, mis sisse. Et noh, selles mõttes, et siis teil on hästi see, et... Ma ei julge siukseid asju lubada, ma ei taha, et keegi kaevab mind kohtusse siukeste asjadest. Noh, jah, võib-olla ärge tehke seda. Aga et noh, et inimesed satuvad tihti nagu infomulli. Ja et kui sa eemaldad nad sellest mullist, et siis nad võib-olla, no just eriti näiteks, kui need mõned aastad tagasi näiteks olid nii-öelda normaalsed inimesed, mida see ka ei tähendaks, et siis nad võib-olla on sattunud mingisse infomulli, et siis nad võib-olla natukene sealt nügida sealt mullist välja, et see kindlasti aitab. Algoritmid tänapäeval ka on ju, kui sa oled mingite vaadetega, toodab sulle sisu peale, mis seda pooldab, on ju. Et see ongi nagu see, et sa pead uurima alati ka vastaspoolt nende argumendid ja siis võtma selle kuldse keste, mida sa siis päriselt usud, on ju. Või siis õpid enda vastaste argumentidelt. Või hakkad ise vastaseks. See oleks hea. Okei, aga kuidas tänapäeva ühiskonnas hakkama saada olles osa vähemusgrupist? Või kui see, noh... Otsi hea psühholoog. Tee Patreon endale, et inimesed maksaksid su psühholoogi eest. See on su enda kogemusest nüüd. Jaa, aga mul ei ole veel Patreonis väga toetajaid, et please hakkake mu toetaks Patreonis. Vähemusgrupina kogukond. Jällegi kogukond on hästi oluline, et kui sul on kogukond, sul on palju kergem tegelikult. Et ma enda selle bakatöös ka intervjueerisin inimesi ja sealt tuli tegelikult päris kurbe jutte välja, kuidas mõned Eesti LGBT kogukonna liikmed, kes siis miskipärast ei taha ennast kogukonnaga siis nagu seostada ja kes seetõttu nagu täiesti vastandavad ennast kogukonnast, ei taha ühtegi nii-öelda LGBT sõpra, kes lõpetavadki sellega, et nad kas kolivad ära või lõpetavad enda elu.
mis mulle näitas väga drastiliselt selline lugu, kui suurt rolli tegelikult kogukond mängib ja see, et sul on nagu sõbrad kogukonnast, et sa ei tunne ennast üksinda ja sa ei tunne, et sa oled ainus siin Eestis ja isegi kui sul pole LGBT pluss sõpru, siis toetavad sõbrad ja need nii-öelda toetavad heterod. Aga jah, ma arvan, et kogukond ja sõprade toetus ja kui sul ei ole vanemate toetus, siis see nii-öelda chosen family on äärmiselt oluline. Jah. Ma ei oskagi väga midagi juurde lisada selles mõttes, et kogukond on tõesti nagu Mart see põhiline aspekt. Aga näiteks oma kogemusest võid ka rääkida, et aga kui sa ikkagi tunned, et sa oled täiesti üksinda, sa oled kurb ja sa oled nagu nii ebavõrdne on kõik, et nagu kuidas nagu oma mõtetega tegeleda, et kui sa tunnedki, et oledki maha surutud ja sul on väga palju pinget näiteks oma pere poolt, on ju, et kas või välja tulemisega või lihtsalt oma perega nendel teemadel nagu rääkimisest või sõprusringkond on, on ju, et kuidas oma emotsioonidega nagu tegeleda? Keeruline, väga keeruline küsimus. Ja selles mõttes me muidugi ei ole nagu psühholoogid. Just. Aga ma võib-olla ütleks, et kindlasti on hästi palju seda, et võib-olla tekib sul mingi tunne, et sul on mingi kohustus. Sul ei ole elus mitte ühtegi nagu kohustust, näiteks LGBT noorel, sul ei ole mingit kohustust välja tulla enda perele. Et kindlasti see võib tunduda mingi trendikas ja et võib-olla, et ma peaksin ka tegema, aga see ei ole nagu mingi asi, mida sa pead tegema. Ei sa tuled kapist välja siis, kui sa tõesti tundub, et see on turvaline ja hea ja mõned inimesed ei tulegi kapist välja nagu mitte kunagi. Ja see on ka okei, sest nad lihtsalt teavad, et siis nende võib-olla vanemad hülgavad nad või isegi kui sa oled täiskasvanud ja sa ikka tahad, et sa oleks enda vanematega hea suhe ja seda, et su vanem kunagi aktsepteeriks seda, siis nad jäävadki elu lõpuni vanematele kappi, et võib-olla sõbrad ja kõik teavad, aga vanemad ei tea. Mina tahaksin võib-olla lisada, et sellisel juhul ongi filmid, sarjad, podcastid ja siuke meediarepresentatsioon hästi oluline. Et ma lihtsalt enda jaoks mõtlen, et kui mina olin siis kapis, depressioonis noor, et kuigi ma tegelikult teadsin LGBT pluss inimesi nagu enda koolist, mujalt, siis ma ikka ei julgenud kellelegi öelda, ei julgenud vanematele öelda, ei rääkinud kellegagi sellest ja kust mina sain oma siis selle nii-öelda teadmised ja need LGBT doosid oligi erinevad sarjad, kus ma siis nägin teisi LGBT pluss inimesi, kus räägiti LGBT pluss teemadest ja kus ma sain nende teemade kohta õppida. Et praegu eriti Netflixis on valik suur kasvõi nagu minul on väga hea meel näha, et noortel on siuke sari võimalik vaadata nagu Sex Education, mis on väga lahe sari ja õpetab väga palju ja ka erinevaid sarju, mis nagu, kus ongi võib-olla nagu et sa küsid, et kuidas enda tunnetega hakkama saada, kui sa struggle'id, mul võib-olla head vastust ei ole, aga kui sa vaatad mingit sarja, kus sa näed, kus karakter siis struggle'ib samasuguste asjadega, siis saad temaga samastuda ja saad näha, kuidas tema on sellest välja tulnud ja saad sealt õppida ise ka nagu võib-olla paremini tunda. Kuidas sa toimusega tuled, kas sa ei struggle enam? Millega täpsemalt? Ka selle sama teemaga nüüd. Ei. See oli huvitav lugu, et... Vist tõmbad pigem nalja, et... Või selles mõttes, ma arvan, et kindlasti mul on mingil määral mingi nii-öelda see internalized homofoobia jäänud. Et kindlasti seda on aja jooksul vähemaks jäänud, aga ma arvan, et kindlasti ma ei ole sellest nagu täielikult üle saanud. Ja see on siuke nii-öelda continuous process. Aga kas ma võin siia anekdoodi vahele rääkida? Ikka võib, alati võib. Rääkides siis psühholoogidest, ma ei taha kedagi ära hirmutada, aga miks minu arust ongi vajalik, et Eestis oleksid adekvaatsed psühholoogid ja psühhiaatrid, oli see, et mingi hetk oligi nagu elus raskem periood. Käisin siis, tahtsin minna psühhiaatri vastuvõtule, ma olen juba täiskasvanud siis mingi 21-22 ja lähen siis vaimse terviseõe juurde. Midagi räägin seal, et blablabla, jäi mulle vaimse tervise häired juba päris pikalt olnud, oli mingi 14, avastasin, mulle meeldivad tüdrukud, oli mingi nii et seksuaalsed probleemid. Oli mingi, mitte päris, et mul nagu enam sellega nagu probleemi ei ole. Nii et enam ei meeldi tüdrukud, jah? You got that wrong.
et see oli siuke huvitav kogemus, et oligi, et tema jaoks nagu tüdrukute meeldib oli seksuaalsed probleemid, kui ma ütlesin, ei, mul enam nagu enda orientatsiooniga probleemi ei ole, siis ta oli, et nii et enam sul sellega probleemi ei ole, et see probleem on läinud, et sa ei ole enam pedekas. aga ei, õnneks uus vaimse tervise õde, kelle juures ma hiljuti käisin, oli seal samas kohas väga hea, nii et võib-olla see oli lihtsalt see üks jäänuk enda ajast, kes võib-olla ei olnud nii teadlik. Aga ilmselt sinu küsimusega tuli meelde, et kas sul enam probleeme sellega ei ole? Ma mõtlesin psühholoogiga lisaks, et tegelikult on vist need nimekirjad on ka olemas, et kes on nagu LGBTQ friendly on ju psühholoogid Eestis, et ja kindlasti LGBT ühingule saab kirjutada ja neil on need neil on nimed ka olemas. mingid nõustajad ja kõik seal all on ka vist. LGBT ühingul on psühholoogiline nõustaja ka olemas, et ma ei tea, kas ta on kliiniline psühholoog ja ta kindlasti ei ole minu arust psühhiaater, aga tema juurde on võimalik minna ja ta aitab nii palju, kui ta oskab ja saab ka edasi aidata. Lisaks Tallinna noorte nõuandlas, ilmselt Tartumas ka, ma ei ole kindel, aga see noorte nõuandla, mis on siis seksuaaltervise kliinikuma, seal on ka väga-väga toredad, adekvaatsed noored inimesed tööl, kes ja neil on ukse peal silt ka, kus on rainbow silt, kõik teretulnud ja neil on ka väga-väga toredad günekoloogid ja meestearstid, kes on ka kõik väga nii-öelda aktsepteerivad ja toredad inimesed. Et sinna ma kindlasti soovitan minna. Seal neil on ka psühholoogiline nõustamine, mis on tasuta kõigile alla 29-aastastele vist. Ja nemad ka aitavad nii palju, kui nad oskavad ja kui võib-olla enam ei oska, siis suunavad kuskile edasi. Aga ma tooks võib-olla jälle laiema pildi siia, et nii-öelda küsisid seda, et kuidas näiteks vähemuses hakkama saada, et kui see on nii-öelda nähtav vähemus, siis ütleme siis näiteks rass või puue või midagi sellist, et sellega on kindlasti palju raskem, on ju. Et ma ütleks võib-olla näiteks seda, et kui sul on võimalus näiteks enda nii-öelda siis mingit seda nii-öelda keskkonda vahetada, et kas siis näiteks töökeskkonda, koolikeskkonda, et kui sul on see võimalus olemas, siis kindlasti tasub seda proovida. Probleem tekib muidugi siis, kui seda võimalust täiesti puudub. Näiteks sa oledki nii-öelda alamklassi töötaja ja sa oled siis näiteks tumedanahaline. Et minul head võib-olla lahendust ei ole, aga noh. No ma just ütleks, et kui on, mul näiteks on, et Tallinna linnas, kindlad linnas, et ma ei julge näiteks käia poissõbraga käest kinni, on ju. Et no mis ma teen, on ju, et kas ma siis olen räigelt süsteemi vastu ja saan lihtsalt peksa või pigem olla ikkagist ju turvaline, on ju. Põhiline on ikka turvaline olla, et nagu ongi see, et kui sa oled aktivisti tähendab, et sa pead mingi, ma ei tea, minema ebaturvalisse linnas ja amelema seal samast soost inimesega, aga lihtsalt nagu vastavalt enda võimetele ja turvalisusele ja no just või mingil määral juba see, et me eksisteerime, on mingil määral protest siin ühiskonnas, kus meid nagu väga paljud ei taha. Ehk juba see, et me tegelikult olemas oleme, mis on parem. Et seda kindlasti, aga jah, kahjuks ma ka ei oska kommenteerida, kuidas on nii-öelda rohkem nähtavate vähemustega, et see on kindlasti keerulisem olukord ja sellistel juhtudel eriti enda turvalisuse eest tuleks mõelda ja ma ei tea, pipragaasi kaasas kanda. Jah, pigem ikka seista turvalisuse eest ja kõik need, mis need juhtumid on nii Lätis, see mees on ju väga-väga kurb on ju ja mis need kõik viimasel on olnud on ju, et nii on ju naised, vähemused, kõik, et kui sa, eriti kui sa nähtav on ju, eriti siis, et ikka oled turvaline ja kõik on nagu olemas on ju. Pigem see on siis peamine on ju. Jah. Kas publikul on äkki ka küsimusi või mõtteid? Minul on küsimus. Me rääkisime siis sisemisest homofoobiast, et mitte et jääda LGBTQ plus teemadele eriti, kuid kuidas saab sellest sisemisest homofoobiast nagu kergemini üle? Ma arvan jällegi see meedia representatsioon, et näiteks mis ma avastasin, mis mulle väga aitas, kui ma kuulasin ühte podcasti The L-Wordi kohta, kus siis seal seal podcastis kaks Los Angelese lesbid räägivad siis sellest sarjast, aga väga avameelselt kõigest nagu mingi lesbi seksist, värgist, särgist.
ja mul nagu ise mingi Tallinnas trollis nagu kõrvaklapid kõrvas, mingi sinu ümber siuksed nagu veits võib-olla konservatiivsed inimesed ja keegi räägib sulle dildodest, siis sa oled veits nagu tekib see mingi siuke, et see on siuke nooti asi, mida ei tohi kuulata. Aga nagu tol hetkel, kui ma hakkasin seda podcast'i kuulama, see oli 2 aastat tagasi, nagu tol hetkeks ma juba, ma olen nagu mingi LGBT aktivist, et mis nagu sisemist homofood mul veel on, aga mida rohkem ma seda podcast'i kuulasin, seda rohkem ma sain aru, et seda mul ikka on just selle põhjal, et kuidas mul seda jäi vähemaks järsku, et ma ise hakkasin julgema ka sellistest asjadest rääkida. Et ma arvan jah, et just see meedia ja see nagu nii-öelda võib-olla eeskuju, et kuidas sa näed, et inimesed räägivad sellistest asjadest avameelselt. Jälle plugin siia, et see on ka põhjus, miks ma tegelikult alustasin Helgi Saldoga Ida-Raadios saadet Homokringel, kus me räägimegi lihtsalt võimalikult häbita ja ausalt ja avameelselt LGBT asjadest, et inimestel oleks võimalus lihtsalt kuulata, kuidas 2 LGBT pluss inimest räägivad nendest asjadest. Ja mingi hetk, ma arvan, kui on seda julgust hakata ka ise nendest asjadest rääkima enda sõpradega ja ma ütleks, et see on nagu igasugusest mingist häbist ja stigmast üle saamine, samamoodi nagu vaimne tervis. Et mõnikord ma olen avastanud, mul on isegi raskem võib-olla enda vaimsest tervisest rääkida kui mingitest LGBT asjadest. Või kas või üldiselt seksuaalsed ja sellised asjad. Et jah, lihtsalt selle kohta võib-olla rohkem kuulamine, rohkem lugemine ja sellest rohkem rääkimine. Ma ei tea, kas teil on mingi... Ja ma lisaks võib-olla ka seda, et nagu, et sa võib-olla pead lihtsalt kõigepealt sellest üldse aru saama. Et ka muude nii-öelda sükeste nii-öelda foobiate kohta siis on see, et sa pead aru saama, et sul see on. Et kui sa mõtled näiteks ka muude nii-öelda, et me kõik oleme kindlasti mingis aspektis ikka veel rassistid. See võib-olla on küll nagu tohutult väike, aga me kõik peame kogu aeg nagu mõtlema selle peale, et mis nagu kuidas ma mõtlen. Et kas ma nagu arvan, et et okei, et tumedanahalised on toredad, aga need immigrandid ikkagi, miks nad ikka peavad tulema? Selles mõttes, et sa pead aru saama, et miks nagu sa mõtled mingit moodi. Ja ma arvan, et see toimib ka nii-öelda kõikide muude nii-öelda siis ka siis selle seestatud homofoobia osas. Või siis näiteks, mis ma enne rääkisin, oli siis kehakaalu pärast diskrimineerimine. Et see hästi paljud asjad on meil alateadlikud ja me ei saagi aru, et meil on mingi stigma kellegi vastu, meil on mingid eelarvamused, aga kui meil need on, siis me lihtsalt peamegi nagu mingi hetk üritama järjest nagu aru saada, et võib-olla ma ei peaks niimoodi käituma. Ja ma arvan, ongi, kui sa oled aru saanud, siis tegelikult tänapäeval internetiajastul on ka väga palju materjale kindlasti internetis selle kohta, et kui otsidagi how to get rid of my internalized homophobia, racism, bla, bla, bla. Et siis rohkem hakkavad mõistma, näiteks Facebooki järjest on mingi hetk liitusin sellise grupiga nagu unlearning racism, mis ongi nagu nii-öelda rassismi nagu unlearning, kuidas ma tõlgin seda, nagu mitte nagu maha õppimine nii-öelda. Et sa oled õppinud meie ühiskonnas elades mingid nagu mõtted, mis on rassistlikud, mis üldsegi on alateaduslikud, et võib-olla kui sa kõnnid mingist mustanahalisest tänaval mööda, siis sa veits hoiad enda kottisse, kardad, et ta võib ära varastada. Või kui mingi venelane kõnnib mööda, siis sa oled mingi oh my god, mingi äkki tahab ära varastada, mis eestlastel võib-olla on suurem stereotüüp kui mustanahaliste, kes neid on vähem. Et just, et sa saad nagu nendest mõtetest aru, kuidas nad toimivad ja sa saad aru, et sa oled mingil määral nagu need endale sisse õppinud just sellega, mis meil ühiskonnas räägitakse ja siis hakata aktiivselt üritama seda nagu selle kallal töötama. Et sellised grupid on kindlasti väga kasulikud selliste asjade jaoks ja ma arvan, et internetis on ka lihtsalt guugeldada ja on ilmselt ka mingid materjalid, et ma tean, on ka tehakse, ise ma tegin mingi hetk siukse koolituse nagu ongi siis unconscious bias'ite kohta, kus sult küsitakse, see nii-öelda koolitaja küsib mingeid küsimusi ja sa vastad mingitele küsimustele ja teed mingi harjutusi ja õpid ise tundma ära, millised stereotüübid sul on milliste inimeste vastu. Jah, et selles mõttes, et esimene samm, jah, ma ütlekski, et on see nii-öelda arusaamine, et sul on mingi stigma ja kindlasti selles mõttes, et me elu jooksul järjest rohkem saame aru, ikka tuleb 5 aasta pärast mõtled, et issand, et ikka ma mõtlesin niimoodi, et selles mõttes, et ennast mitte nagu maha teha, vaid mõeldagi, et aga nüüd ma saan paremini inimene olla. Just. Ja tegelikult see mingil määral minu puhul on aidanud ka just nagu teisi nii-öelda võtta see vaev, et teistele enda teadmisi jagada. See on jälle selline fine line, et ma tean, et on
kõik naeravad, mis seal toimub, on ka teada. Oi, edu sulle poiss põõsas. Aga jah, no see on selle jälle see fine line, et mingil määral on see ka see diskursus, fancy sõna, diskursus selle kohta, et nagu, et vähemused ei jaksa enam mitte vähemusi õpetada. Mis oli eriti Black Lives Matter, et kui nagu mustanahalised inimesed läbivad seda kollektiivset traumat ja siis samal ajal nad peavad veel valgenahalistele pidevalt seletama, et miks nemad üldse väärivad mingeid õiguseid, siis see on väsitav. Sama minu kui LGBT plus inimese, nagu mulle endal hakkab ka mingi hetk nagu, ma väsin ära sellest, kui ma pean inimestele pidevalt seletama, miks mina olen ka inimene ja miks mina ka väärin kohtusi ja õiguseid siin ühiskonnas, kui keegi sealt tuleb ja nagu on minu eksistentsi vastu. Aga teisest küljest, et mingi hetk see läheb frustreerivaks, kuidas ma endale nagu seda mõtlen ja lahti seleta ongi see, et tegelikult ma ju ise olin samasugune kunagi. Nagu ma olen ise ka olnud transfoob, ma olen ise olnud homofoob, ma olen ise olnud rassist ja tänu nendele sõpradele, kes need on mulle seletanud ja tänu neile ma olen hakanud rohkem aru saada ja okei, siis ka ise õppima ja läinud actually ülikooli, et selliseid asju õppida. Aga mina enda jaoks nagu ka kasutan seda nagu algpunktile, et okei, võib-olla keegi küsis mul praegu mingi äärmiselt mulle, mis praegu tundub äärmiselt lolli küsimuse, aga võib-olla ma oleks ise 10 aastat tagasi samasuguse küsimuse küsinud. Ehk see lihtsalt annab mulle ka võib-olla motivatsiooni inimestele seletada. Sorry, ma läksin nüüd mingi väga pikale räntile ära, ma ei tea, kus see tuli. Siit tulekski nagu ringiga tagasi selle juurde, et mida siis nii-öelda noored saavad teha, ongi see, et nagu sa rääkisid, et vähemused ei jaksa kogu aeg enda teisi harida. Et siis, kui sa oledki nii-öelda siis ally ehk siis toetad ja ükskõik mis vähemusi, siis sinu ülesanne ongi teisi harida. Just. 100% nõustun. Nice. Võt. Aga jah, võtame hästi kokku siis, et kogukond on tähtis, sa ei ole üksi, on ju, turvalisus on oluline. Ja teeme selle ühiskonna siis võrdsemaks, et mis asja, võtame kätte, teeme ära nüüd. Teeme ära 2022. Mis kui raske saab olla, võtame kätte, et võt. Aga siit lõpetame ja aitäh, et tulite. Aitäh, et tulite kuulama, ma olen üllatunud nii palju inimesi. Ma mõtlesin, et mingi üks inimene istub, aga nice. Väga informatiivne vestlus ja aitäh. Aitäh.